Ilusat märtsikuud. Saade number 4 algab nüüd. Tere tulemast saatesse number 4. Silos Söödani on saanud väga head tagasisidet ning eriti head tagasisidet saime saade, kus me käisime laudas. Selle mõttega panime ka tänase saate kokku ning räägime suurest probleemist, mis toimub meil 97,4% lautadest. Selleks on meil sõraprobleemid. Peale seda, kui Mats tutvustab meile natukene Hufossi, näitame siis reaalselt, kuidas me Hufossiga kasutame. Aga Mats, rääkides Hufossist ja rääkides üldse sõrgadest, kui meil on siis sõrgadele kerged probleemid, loom ei saa püsti, talle ei meeldi söödalavale minna. Mis me saame siis Hufossiga teha, et sõrgade tervis oleks parem? Jah, et Hufossi puhul on siis tegemist efektiivse nahakaitsevahendiga sõrapiirkonnas. Ja miks Hufos on omapärane või teistsugune on see, et tal on 4-astmeline toime. Ja mis need 4 astet siis õigupoolest on? Esiteks, ta puhastab nahka sõnnikust, ammoniaagist ja muudest nahka kahjustavatest ainetest. Teiseks, ta kuivatab selle probleemse piirkonna ja aitab siis varustada seda hapnikuga. Kolmandaks, ta katab probleemse piirkonna kaitsekihiga ja neljandaks siis moodustab nahale mineraalkihi, mis kaitseb siis nahka mitu päeva. Pihustamine on kindlasti kõige lihtsam ja tõhusam pealekandmisviis, kuna see tagab täieliku kontakti sõrapiirkonnaga. Ja meie soovitus on keskenduda rohkem tagajalgadele, kuna sõraprobleemid tekivad kõige sagedamini just seal. Ja nüüd nota bene, suurelt caps lockiga kirjutatud. Ei tohi pesta sõrgu enne pihustamist. Ei tohi, sest et siis lihtsalt Hufos ei tööta ja see on raha raiskamine. Ja kõige mugavam oleks kasutada siis vastupidavast plastikust või siis roostevaba terasest seljas kantavat pika teleskooptoruga pihustit. Ja Hufossi tuleks siis kasutada 2 korda nädalas ja tuleks pihustada just sõrgadele ja nende vahele. Ja pihustamise ajal peaks siis see pihusti otsik olema umbes 1-2 sentimeetri kaugusel sellest probleemsest piirkonnast. Hufossi kulub umbes 25-50 milliliitrit lehma kohta ühe pihustamisel. See teeb umbes 2,5-5 liitrit lehma kohta aastas, et see on väga soodne investeering, et tagada oma loomadele terved sõrad. Just, ning kui loomadel on terved sõrad, mis see tegelikult aitab kõige rohkem kaasa on see, et loom käib rohkem söödalaval ning me tagame sellega siis ühtlase ning stabiilse ja ka kõrge piimatoodangu. Ning liigumegi siit otse farmi ja lähme vaatame, kuidas me siis Hufossi peale pihustame. No nii, oleme jõudnud farmi. Farmis on siis meil paar tähtsat asja, mis peavad alati olema. Meil peab olema kaitsevarustus, kilesussid, kummikindad ning 2 ülitähtsat asja. Skandagramüts ja muidugi meie sõbrakesed. Lüps algab meil circa 50 minuti pärast ja lähme siis vaatame, kuidas meil sõrgade olukord on. Ja siin me vaatame nüüd siis igas farmis eraldi, teeme ka endale väikesed pildid ja teeme ka tavalist videomaterjali, et kuidas meil siis sõrgade olukord on, enne kui me hakkame Hufossi kasutama. Et sellepärast tulekski teha ka ise väiksed pildid, videod, et kõike seda progressi oleks võimalik ka nii-öelda visuaalselt meil jälgida. Nii, loomad tulevad sisse ning samal ajal tahakski näidata. Hufos tuleb meile siis kas 20-liitristes kanistrites, 250 kilostes vaatides või 1000 kilostes IBC tünnides. Selle siit ilusti paneme sprei sisse ning nüüd näitame juba seda, kuidas me siis loomadele Hufossi sõrgade vahele spreitame. Lähme vaatame.
No nii, Erki, farmis on sul käidud, et kuidas siis hindad, et kuidas UFOS-i kasutada oli see lihtne, oli see keeruline? No ülimalt lihtne, et hea ongi see, et sõrgu ei pea puhastama, laseme siis UFOS-i otse sõra peale ning loomad saavad endale uue kaitsekihi sõrgedele, mis aitab neil sõrge parandada ja rahulikumalt kõndida. Ning kui meil sõrad on korras, siis tegelikult tahaksingi rääkida natukene siis meie ühest uuest söödast. Scandagra poole on pöördunud paljud siis robotfarmide kliendid, et selle aasta silod on meil üsna kõikuvad ning paljudes silodes on meil energia osakaal ikkagi madal. Selle jaoks meie söödatehnoloog Marge Malbe aitas meil välja tööstada ühe erilise retsepti, kuhu me lisasime ka energiat. Ning nagu näete, oleme lisanud uuele söödale Palmit 80. See on siis rasvaine ning rasvaine annab meil loomadele energiat, et tõsta nende söömust, parandab indlemist ning loomade piimatoodang tõuseb. Meil on hea näide ka ühest Pärnumaa farmist, kus peremees otsustas siis vahetada enda täiesti klassikalise Robi 16% sööda 16 Energia Plussi vastu ning piimatoodang on tõusnud hetkel circa 4 liitrit looma kohta. Seda sööta tasuks väga hoolikalt siis valida, kuna hetkel piimahind kahjuks on olnud languses ja meie piimatoodang peab olema stabiilselt kõrge. Ning lõpetuseks annan teada, et Scandagra teeb siis siloseminare. Siloseminarid teeme me kõik kohalikud ning need saavad toimuma Scandagra poodides. Need hakkavad toimuma meil pealelõunase tee ajal, kus siis mina, Pillerin ning kliendid saame kokku ning arutleme selle aasta silo tegemise üle. Silo tegemine on kohe ukse taga ning kes veel legaalist ei ole jõudnud endale sisse tellida, jõuab tellimused teele panna. Infot piirkondlike silopäevade kohta saate meie kodulehelt või kirjutades, joonistades, helistades mulle, Matsile või enda isiklikule müügispetsialistile. Järgmisel korral lähme veel süvitsi farmidega ning loodetavasti ka lumi hakkab sulama ning tuleb tõstatada taas teema sellest, et meie ratsioonid hakkavad kuumenema. Kuumeneva ratsiooni vastu on meil selline toode nagu FreshFoss. FreshFossiga teeme samuti farmis näidispäeva ning räägime sellest teile juba järgmises saates lähemalt. Kohtumiseni! Nägemist!